Tere kõigile, kogemusnõustaja Silver siinpool. Terve vaim podcast alustab, täna on meie esimene saade ja üldse selle podcasti eesmärk on siis ühendada inimesi, kes parasjagu võitlevad siis mingisuguse väljakutsega. Et olgu see siis näiteks vaimse tervise väljakutse, näiteks depressioon, ärevushäire või siis hoopis mõni muu haigus selle spektris ja muidugi ühendada see kõik ka füüsilise tervisega, sellepärast et nagu öeldakse, terves kehas on terve vaim ja siit ka seesama podcasti nimi. Minu tänane esimene saatekülaline on Madis Laos, ka minu üks tuttavatest sõber, tegelikult isegi kogemusnõustaja rindel ja äkki siis Madis paari sõnaga räägid ka endast. Tere õhtust, Silver, meeldiv olla siin ja aitäh kutsumast. Jah, nagu sa rääkisid, olen ka tõesti kogemusnõustaja ja lisaks teen ka treeneritööd, liikumisjuhendaja olen erivajadusega inimestele, kes on siis vaimse puudega, psüühikahäirega või siis ka füüsilise puudega või liikumispuudega. Et vahest on ka kaks ühendatud ka omavahel, nii et jah, see on mu nagu selline töö, mida ma praegu teen. Just, ja ma olen olnud kogemusnõustaja juba kuskil 6 aastat. Ja kuskil 5 aastat olen olnud siis liikumisjuhendaja ja erinevate inimestele, aga viimasel ajal on tulnud ka füüsilise puudega inimesi, et tegelikult ma näen ka seda, et terves kehas on terve vaim tõepoolest, et kui sul on füüsis ja vaim korras, üks nendest on korras, et siis teine vajab järeleaitamist ja nii ta on. Ja. No just tegelikult üks põhjus, miks ma sind täna siia kutsusin ka, ongi see, et ise sellest depressioonist taastumisel ja üldse selle ärevushäirega võideldes olen ma tähele pannud ja üldse nagu ka järgi proovinud üldse erinevaid nagu meetodeid. Ja nagu ma tean, sul on väga selline suur teadmiste pagas just nimelt, kuidas hoida siis ennast vormis, enda keha vormis ja mis sellised head efektid annab see ka siis nii-öelda vaimsele tervisele. Et ma ise olen läbi käinud selle tee, et kus mu kehakaal on kõikunud siin üle 100 kilo, nüüd ma olen jälle nagu suutnud vormi ennast tagasi tuua. Ja üldse nagu selle teekonnal ka, et kui ma ei liigutanud ennast üldse, kui ma toitusin nii nagu Jumal juhatab põhimõtteliselt, siis seda keerulisem oli mul endal iga päev eksisteerida, mu depressioon oli suurem ja mu ärevushäire oli nagu kõrgem, et tegelikult täna tahakski sinuga rääkida puhtalt sellest, et kuidas hoolitseda oma keha eest, mis on selle niimoodi hüved ja mis kasu annab see siis ka inimese vaimsele tervisele. Jah, et tegelikult minu diagnoos on, nagu täpselt öelda, siis on skisoafektiivne häire, mis on tegelikult tavainimene võib-olla ei mõista, mis see skisoafektiivne häire tähendab, et kui ma ütlen, et skisofreenias võib-olla inimestel tekib rohkem ettekujutust ja siis bipolaarsus, et see on nagu segu bipolaarsusest ja skisofreeniast, et tal on mõlemaid tunnuseid sees. Ja kui sa rääkisid siin kaalust ja kaalu kõikumisest, siis mul on ka tegelikult olnud kaalu kõikumisi päris palju ja ma olen väga suures kaalus olnud, et isegi minu kaalu kõikumised on suuremad olnud. Et ma kunagi, kui ma depressioonis olin ja kaal läks täitsa üles 136 kiloni, et ma olin täiesti nagu käest ära ja sisuliselt olin nagu väga suureks ennast söönud, kuigi tegelikult ma lihtsalt ei liikunud üldse depressioonis olles ja kogu see toit, mis ma sõin, isegi ma ei söönud suuri koguseid, läks rasvarakkudesse sisuliselt, sest ma lihtsalt ei liikunud 0. Kogu liikumine oli võib-olla päevas 10 sammu. See on samas mõttes WC-sse ja tagasi kõik ja see oli nagu kõik lihtsalt. Ja siis ma mingi aeg lihtsalt hakkasin vaikselt liigutama, muidugi pere toega, ravimite toega, et ma sain nagu seda jõudu juurde ja niimoodi vaikselt läks, aga mingi hetkel lõpuks sain ka niimoodi, et sain ka jõusaali mindud ja sellest jõusaalist läks nagu asi veel nagu hoogsamalt edasi. Et jah. Sest ma mäletan ise täpselt samamoodi, et kui mul oligi nagu need kõige tumedamad ajad üldse, siis ma ei leidnud mitte mingisugust nagu jõudu üldse, et ennast liigutada, et samamoodi nagu sa ütlesid, et sa tegid võib-olla päevas 10 sammu ja need olid ka nagu WC-sse, mul oli täpselt samamoodi, sest ma ei tahtnud lihtsalt voodisse lasta, et see oli ainuke nagu põhjus, miks ma ennast üldse voodist nagu välja ajasin. Aga samas öeldakse ka,
et liiguta ennast ja tee nagu trenni ja noh, igalt poolt tuli selliseid sõnumeid, aga mulle nagu ei jõudnud kohale, et miks see nagu on hea mulle, sest ma ei saanud aru, et mis ta siis peaks mulle andma. Et mul on niigi halb olla ja siis veel leida kuskilt see energia ka üldse, et ennast nagu püsti ajada ja kuskilt nagu seda, ka siis võib-olla seda trenni või üldse ennast liigutama hakata. Ja see tundus nii jõudne. Et kuidas sul sellel ajal oli? Mina tegelikult, ma olin aasta spordiga tegelenud, kergejõustiku, korvpalliga ja olin ka jõusaali varemalt teinud. Aga siis mul peale see depressiooni tekkis suur paus. 2 korda oli tegelikult depressioon. Üks oli koolikiusamisega noorena, siis mu kaal tõusis ülesse. Aga siis, kui ma teist korda depressioon oli, tegelikult teist korda depressioon oli mul sellepärast, et ma sain nii-öelda psühhoosi, siis mulle pandi diagnoos skisofreenia esimest korda. Ja pärast seda, kui ma sain teada, et mul selline haigus oli olnud, et ma olin nii tugevalt mitu kuud psühhoosis olnud, siis ma alles sain teada, et tegelikult, et mis haigus mul on ja mis olen 20-aastase mehena nii tõsisena diagnoosi saanud. Ja võt see võttis mu jalust nõrgaks. Ja see panigi mind depressiooni niimoodi, et ma olin pool aastat sisuliselt voodis, aga ma ütlesin 10 sammu, liikusin sisuliselt, see on otsus mõttes, edasi tagasi lihtsalt. Ja see oli hull aeg minu jaoks, aga lihtsalt see, et jah, et toitumine ja trenn, ütleme, selles mõttes ma nagu teadsin, et see on tervislik ja hea, aga mind ei huvitanud see üldse selles mõttes. Mul oli selles mõttes, mõtlesin, isegi nagu, mul oli täiesti nagu suva endast, et ma nagu ei hoolinud endast selles mõttes sellel hetkel ja mõtlesin ainult, et ma sisuliselt tahaks nagu ära lahkuda siit ilmast, et surra ühesõnaga. Või siis ma pakkusin, ma tean, üks kord lõpuks peiliti nagu lihtsalt, et vanama ja ema küsis, et kuule, et kas on mingid muud teed ei leia, et nagu ainult surra, et kas on tõesti muud mingit varianti, et kuidagi aidata. Siis ma ütlesin, et lugesin natuke Dalai Lama raamatut, mõtlesin, et ma tahan sinna Dalai Lama jüngiks minna. Et kui ma sinna saan, et siis ma võib-olla isegi kuidagi säiliks, et see võib-olla viib mõtted mujale niimoodi, kuigi see oli ebarealistlik, aga lihtsalt ma nagu tol hetkel tuli see praegu meelde. Ja et ma olin nii madal seisus, et ma tegelikult ei tahtnud muutuda. Ja see hetk, et muutuda, see tekkis alles hiljem, tükk aeg hiljem. Aga see tuli ka sellest, ma arvan, et ma alustasin uuesti antidepressantide ravi, ma küll mängisin ravimitega, aga sellest hetkest, kui ma võtsin stabiilset ravi, tekkis mul esimesed mõtted ja soovid kuni selleni, et ema viis mu jalutama. Ja see oli esimene liikumine, et ma julgenud üksi kodust välja minna, ma kartsin, et ma olen esiteks nii tootus ülekaalus, et mul olid muremõtted peas ja sellised segadust tekitavad mõtted, ma arvan, kõik jälgivad mind ja nii edasi. Ja selle tõttu ma nagu ei tahtnudki minna, et ma esimene kord jalutasin võib-olla mingi kilomeeter ja siis sa võtsid juba mind võhmale. Ma tundsin, et kuidagi nagu, ma ei jalutanud kiirestigi, aga ikkagi kuidagi võttis nagu võhmale ja see nagu üllatus, et ma olin vanast spordipoiss, mõtlesin, et ma olen nagu nii läbi omadega. Kusjuures jah, see on päris tuttav, et kui ma mõtlen nagu enda nende august välja tulekute peale, siis alati on seal taga kas siis mingisugune, kas siis nagu ongi täiesti selline põhja jõudmine, et kus enam ei ole võimalik nagu allapoole minna, et ainuke asi, mis jääb üle, on siis kas nagu lõplikult alla anda, ehk siis ongi kas siis endalt elu võtta või midagi sellist, või siis hakatagi kas või hambad ristis proovima kuidagi. Ja sa tõid ka tegelikult ravimid siin välja, et samamoodi ise tänu ravimitele suuresti ma sain nagu sellise stabiilsuse, et nagu mõtted olid paremad ja ei olnudki nagu seda nii halba olekut igal pool ja isegi selline õhkõrne lootus tekkis ja sealt nagu niimoodi vaikselt sai minema hakatud. Aga jaa, see on tegelikult ju elukestev protsess, et sa sellest tuleb kogu aeg hoolt kanda, et see on, minu arust on see niimoodi, et see ei ole niimoodi, et nüüd ma jõuan mingi läveni, kus ma enda eest enam hoolitsema ei pea, vaid ma pean iga päev kõiki neid rutiine hoidma, õppima juurde, teadmisi avardama ja ainult siis ma saan nagu ka seda stabiilset olekut nagu edasi kanda igapäevaelus. Aga kui me lähme üldse teemaga sinna, et mis see nagu see liigutamine või siis üldse see füüsiliselt aktiivne olek meile annab, et sina oled ju päris pikalt ju enda keha treeninud, et äkki oskad siin midagi välja tuua ka? Jah, et ma olen treeninud keha täpselt oktoobris saigi just praegusel ajal, umbes saigi oktoobri lõpp oli, kui ma alustasin selle treeninguga regulaarselt, kui mul depressioonis olin ja hakkasin üle saama sellest, et see oligi esimene trenn oli mul kuskil 2009 oktoobri lõpp, ma mäletan. Ja siis oli esimene treening ja juba see andis siukse, just nagu füüsiliselt küll oli mõnus, aga vaimselt andis siukse boosti mulle, ma tundsin kohe, et nagu see power ja see kõik hakkab vaikselt tagasi tulema. Juba esimese korra peal oli siuke entusiasm tekkis ja siis ma helistasin, ma mäletan emale, et
kuule, et ma olen nii hea tunne, et ma tahan homme uuesti minna. Siis ma läksingi järgmine päev uuesti ja siis ülejärgmine päev ja siis ma natuke puhkasin ja siis tegin jälle. Ja siis see oli nagu suur edasiminek, siis ma tundsin, et üks asi see toonus, mis ma esimesest trennist sain, et see tunnetus, et sul, kui sa teed ju trenni, siis sul lihas läheb tugevamaks ja sa tunnedki, et kerge toonus tekkis, kuigi ma olin käest ära ikkagi, aga lihtsalt see enesetunne paranes kordades kiiremini. Ja siis mul oligi see, et ma olengi nüüd 12 aastat teinud, ma olen käinud erinevatel koolitustel juba praegu harin sisuliselt regulaarselt harin ennast, pluss klientide põhjal ma näen ka nagu erinevaid kogemusi ja õpin ka sellest. Aga kõige suurem areng on kindlasti kogemuse mõttes just enda treenimine. Et see, kui ma 12 aastat olen lihtsalt ennast igast valesid dieete teinud, liiga ekstreemselt lähenenud. Et kui sul ongi, mina leian seda, et kui sul on vaimse tervise häire, ütleme, olgu skisoafektiivne, skisofreenia, depressioon, ärevushäire, mis iganes, siis tegelikult tasub võtta nagu rahulikumalt neid asju, et ei tasu ekstreemselt dieete teha, ei tasu ekstreemselt trenne teha. Ega ka mitte midagi sihukest, et sa treenid iga päev või 2 päeva korda päevas, mida ma olen kõike neid asju teinud, et liiga tihti treeninud, liiga tugevasti treeninud, ei ole puhanud, siis liiga vähe treeninud, et mul on kõik, pigem on minu puhul on see, et liiga palju olen treeninud. Ja toitumisega ka, et ma olen neid dieete, ma arvan, ma olen kümneid ja kümneid erinevaid dieete proovinud, erinevaid kordasid proovinud, kuidas dieeti teha. Ja mul ongi selles suhtes, et mõned korrad nagu läksid nagu täitsa edukalt, see kaal tuli jälle tagasi ja rohkemgi. Ma ei osanud seda õiget lahendust leida. Ja siis, aga ühest hetkest ma tundsin, et lihtsalt, et kui ma lihtsalt pingutasin ja tegin nagu pikaajalisemalt seda dieeti ja sundisin ennast, see oli ambert ristis sundimine, aga ma sellest sain nagu üle, siis see läks nagu rahulikumaks edasi. Nii et ma jõudsin paremaks vormi ja see vorm läks ja lõpuks ma mäletan mingi hetk ma olin 105 kilo peal ja seda ma olin päris kaua aega ja see oli suur samm, et ma 30 kilo võtsin maha. Ma olin päris palju muutunud, tervis oli paremaks läinud, kolesterool oli normaalsemaks läinud, vererõhk oli normaliseerunud, pulss oli mul hästi kõrge, ma olin mingi 100-110 oli pulss nagu rahulolekus, nagu siis kui ma 136 olin ja ma natuke liigutasin. Pärast seda nagu läks pulss 80 peale. Praegu on ütleme 70 praeguse hetkega. Just. Jaa, täpselt nii, nagu sa ütlesid, et kui see alustamine toimub, et see otsus vastu võtta, et nüüd hakkad enda eest hoolitsema, kas sa siis hakkad ennast regulaarselt liigutama, kas või alustadki sellest jalutamisest, et ma panin ise täpselt sama asja tähele, et ma võtsingi sellise pikema jalutuskäigu, ma polnud nii pikalt just liikunud, isegi aastaid või midagi sellist, et oligi pärast see tunne, et elul on ikka veel mõte, et tulid need head, kuidas nüüd öeldakse, need on need endorfiinid, täpselt, et kõik see serotoniin tõusis, dopamiin tõusis ja üldse nagu oli enesetunne parem. Ja siis sellest hetkest ma tegelikult otsustasin ka seda, et kuna mulle meeldis hästi palju ka juua endale, et ma kasutasin seda nagu põhiliselt sihukese ärevuse maandajana ja üldse nagu selle depressiooni eest põgenemisvahendina. Et siis ma võtsin vastu otsuse, et ma nüüd nagu iga päev alates sellest päevast lükkan seda järgmist joomist edasi lihtsalt. Ja nüüd sellest hetkest, kui ma seda tegema hakkasin, ma olin kuskil mingi 106 kilo kaalusin ise. Ja nüüd tänaseks päevaks ma olen kuskil 85-86 midagi sinna kanti. Et see tubli 20 kilo. Tubli 20 kilo. Ja tegelikult sina olid ju suureks eeskujuks ka, et kui sa enda Facebooki seinal postitasid neid muutumise pilte. Ja just, täpselt, et milline sa olid enne ja milline sa oled nüüd praegu. Et see andis ka kõvasti nagu motivatsiooni juurde ja üldse nagu usku, et isegi kui nagu alustada kuskilt kas või väikselt, et sul on võimalus nagu puhtalt selle distsipliiniga ja nende nagu iga korraga, iga selle kordusega jõuda sinna punkti, kus sul nagu võib-olla on eesmärk jõuda. Et see ei käi muidugi sõrmelisust, et see on nagu teekond, et mulle andis see nagu kõvasti jõudu, et ma nägin nagu sind kõrvalt ja ma loodangi, et nüüd, kui me siin räägime omavahel ja keegi seda vaatab, et ta saab samamoodi seda motivatsiooni siis juurde enda paremini hoolitseda. Ja üldse, kui nagu see klikk käib ära, et sa hakkad nagu aru saama ja sa hakkad nagu märkama, mis kehas toimub, kui enda eest nagu hoolitsed ja nii siis füüsiliselt kui ka vaimselt, siis see peegeldub tegelikult ka ju kõikides muudes asjades, et sa hakkad iseendast rohkem lugu pidama, sul on nagu selline optimistlikum ellusuhtumine üldse ja tegelikult sa kiirgad ka seda välja, et seda on paista.
enesekindlus, eneseväärikus, ja sihuke enesetunne ja kõik siuksed asjad. ja üldse nagu kõik sellised nagu depressiooni või enda puhul siis sellised depressiooni ja ärevuse sümptomid hakkasid ka nagu siis perspektiivis niimoodi aina kahanema, et oli nagu üks hetk, kus märkad, et okei, päris ammu pole mingisugust sellist ärevushoogu olnud või päris ammu pole selliseid mõtteid peas olnud, et kas ma kahtlen üldse, et see, mis ma teen, on kõik õige või midagi sellist, et selline nagu tasakaal hakkab endas pikapeale just nagu tekkima ja üleüldse siis keskendumine on parem, mälu on parem, uni on parem ja tekib endal huvi ka nagu rohkem teada saada selle kohta, et kuidas su enda keha töötab üldse ja mida üldse näiteks enda kehasse panna, et kas ma joon iga päev energiajooki või ma pigem eelistan mingeid teisi veeallikaid või midagi sellist, on ju. Et küsiks sinu käest, et kuidas sa ise näiteks välja tooksid selliseid muudatusi, seisundi muudatusi sellel teekonnal? No ma tean seda, et see sellest alates, kui ma alustasin regulaarsete treeningutega, siis tegelikult mul selles mõttes ma ei saa öelda karantiin, et depressioon on täielikult ära kadunud, aga mul pole olnud selle aja sees, selle 18-aastaselt kordagi depressiooni tunnuseid. Küll aga mul on olnud seda, et mul on olnud neid psühhoose ja neid pärast seda, kui ma esimest korda sain diagnoosi, hakkas olema regulaarselt niimoodi, et mul oli kord aastas, siis paari aasta tagant, siis oli isegi 3 korda aastas, 1 aasta sees, mis oli väga 2013 vist oli see. See oli siuke ebastabiilne aasta, ma mäletan. Aga see oli ka aasta, kus ma tegin ekstreemset dieeti, ma mäletan, ma võtsin ka väga kleenukeseks ja ma võtsin liiga kiiresti. Et ma võtsin nagu, see oli esimest korda, kui ma võtsin suures massis, nagu võtsin sellest 110-st kuskil mingi hetk kaal ja siis ma võtsin kuskil 88 vist oli, et minu kohta see on nagu väga madal kaal, selles mõttes ma olin 13-14 aastasena viimati 88 kilo, ma mäletan. Nii et see oli minu jaoks väga madal kaal ja siis ma tundsin, et see ilmselt, et mina leian seda, et toitumine ja liikumine on väga head vaimsele tervisele, väga palju aitavad, aga see tuleb vaimse tervise häirega inimese puhul tuleb olla mõõdukas. Et seda ma olen oma kogemusest õppinud, et hästi rahulikult kõiki asju teha. Ja siis oligi, et praeguse seisuga ma olen 3 aastat olnud täiesti nagu sümptomite vaba selles mõttes, et pole ei psühhoos olnud ega ka depressiooni tunnused. Küll aga vahest on olnud selliseid nagu tõus, ütleme energiatõus ikka, mis on nagu bipolaarsuse teine pool, see maniakaalsus, maania, et seda on küll vahest olnud jah, et aga seda suveti ja see on tavaliselt siis, et ma oskan seda ise reguleerida kohe unega, toitumisega, liigutamisega, et kohe võtan nagu tasakaalu kõik uuesti, siis mul säilib see stabiilsus nii-öelda. Aga jah, see liikumine ja see kõik andis mulle, sellepärast mu enesekindlus oli siis olid mitte olematu, täiesti alla igaspool arvestus, kui mul see depressioon oli teist korda. Ja ka esimest korda see võttis mu depressiooni või selle enesekindlus nii madalaks. Ja ainuke asi, kes ma mõtlesin, et mõtlesin, et mul on siukene diagnoos, ma vaatasin peeglist oma keha, et vaatasin, et mu tugevad käed olid ainult kõhnaks ja siis mul oli vedel siukene suur rasvakõht ees. Ma mõtlesingi, et ma ei näe mitte midagi positiivset sellest, nagu mul ei ole füüsist täiesti käest ära, mul on selline diagnoos ja haigus ja ilmselt terve elu pean sellega tegelema ja mul polnud nagu kuskilt võtta siis lootuse kiirt. Selleks hetkes, kuni ma ei usunud ravimitesse ka selles mõttes, ma võtsin ravimid sunniviisiliselt, et mul öeldi, et ema ja arst ütles, et sa pead need võtma ja siis lõpuks võtsin, kuni ma harjusin sellega ära lõpuks ja see sai normaalsuseks minule. Et ma tean, paljud ütlevad, et ravimid on halvad, aga samas ravimid, kus on ikkagi selline diagnoos, mis nagu ei saa ilma ravimiteta, siis tegelikult tuleb ikkagi need ravimid võtta. Ja kui sa usud ka nendesse rohkem, tegelikult see väike platseebo-efekt annab ka juurde, kui sa usud ka sellesse toimesse rohkem, et sa nagu hea meelega võtad seda ravimit, mitte et sa nagu vastu tahtmist nagu võtad neid ravimid, et see on tegelikult ei ole ka kõige parem variant, aga parem kui 0 selles mõttes, et üldse ei võta. Ja siis oligi, et ravimid, liikumine, jõusaal. Minul oli just see, et nagu minu jaoks nagu jalutamine on selline rahustav ja meditatiivne, nagu, et see aitab nagu rahuneda nagu maniakaalsuse puhul, aga jõusaal aitas minu puhul depressiooni vastu just, sest jõusaal nagu just nagu tõmbab nagu su energia ja jõu nagu ülesse ja siukse enestunde, aga maniakaalsuse puhul on nagu, ma pigem jõusaali vähendaks, kui mul maniakaalne aeg
et see nagu pigem nagu toob esile rohkem neid tunnuseid, võtan kohvi sisse ja teen tugeva trenni ja pumpan seal rohkem, siis ma tunnen, et kaalust võib natuke tõsta, aga samas jalutamine võtab maha. Et see on nagu, ma olen leidnud seda, et 2 erinevat tegevust, üks on rahustav tegevus, teine siuke äkiline ja tugevam tegevus, mõjutavad erinevat vaimset tervise valdkondi. Vot, seda ma olen ise nagu kuidagi õppinud enda näol. Samamoodi sa kirjeldasid ka, et kui see ongi see, nagu see esmadiagnoos ja üldse, kui vahet ei ole, mis vaimse tervise haigus see on, eks see ongi alguses ongi selline hästi segane pool, et kus enda võib-olla ei olegi loodust üldse, et kas sellest on võimalik ja samal ajal on, mul enda oli näiteks selline tunne, et ma tahtsin jubedalt kõike seda tagasi saada, mis mul enne oli. Aga ma ei tea, kas seda on üldse võimalik saada ja pigem ma nagu lähtun nüüd sellest, et rajaks ennast nagu siis uue inimeseks, siis see on selline protsess, mida ma praegu siiamaani jätkan. Aga jaa, et just nagu ka see ravimisse usk või see optimism kindlasti aitab nagu tema toimet paremini märgata. Ja samal ajal, isegi kui näiteks peaks seda ravimit näiteks elu lõpuni võtma, siis ma ei näe mingit vahet, et me ju võtame kõik mingisuguseid toidulisandeid, eks, et vitamiine, et kui see ravim nagu aitab funktsioneerida, siis samamoodi, kui ma saan selle arvelt näiteks ongi hoolitseda enda eest, olla optimistlik, positiivse ellusuhtumisega, mul on eesmärgid elus, et by all means seda võiks nagu teha. Aga kui mõelda selle peale, et iga kord, kui mingi kriis juhtub, eks, vahet ei ole, kas see on siis mingi trauma või siis üldse mingi sündmus elus, siis on see eesmärk, et saada sealt võimalikult kiiresti välja. Ja nagu ikka me täna üldse räägime siis ju nii vaimsest tervisest kui ka füüsilisest tervisest ja üldse nagu füüsilisest vormist, siis minu üks lemmik sõna on kärsitus. Ehk siis see kärsitus nägemaks tulemusi, et meie ühiskond ja ümberringi on ju tehnoloogiliselt jõudnud nii vingelt arenenud, et sul on ju võimalus ühe nupuvajutusega telefonist tellida endale kuller toidu ukse taha, eks ole, et see on nagu käib sõrmenipsust. Aga mis jääb nagu nägemata ongi see, et see tellimus jõuab sinna restorani, eks, et siis see söök tehakse valmis, ta komplekteeritakse, siis tuleb kuller. Et sa saad teavituse küll telefonis, et kuller on teel, siis sa ootad niimoodi seda toite ja siis ta lõpuks on sul ukse taga ilusti presenteeritaval kujul ja sinu ülesanne on siis ainult süüa seda. Et selle sama analoogi näitel ongi ka see, et näiteks kui mina olin vormist väljas, ma samamoodi tahtsin tulemusi tegelikult kohe näha ja jube raske oli tegelikult üldse seda treeningut teha, liikuda, sest see tundus nagu nii pikk, nii vaevaline protsess ja sa ju iga päev näed ennast peeglist, et sa ei näe seda isegi pisematki muutust ju kohe, et kuidas sul oli selle kärsitusega muidu? Jaa, ütleme nii, et mul oli see pluss, et mul oli ka selles mõttes kärsitus ka olemas, et ma nagu tahtsin seda kaalunumbrit alla saada. Aga see, et mul need jõunumbrid, ma olin 20-selt, kui ma alustasin 21 vist olin 2009 ja kui ma 21-selt alustasin, siis ma olin kaunis noor, et alustada jõusaaliga vaata regulaarselt ja siis mul need jõunumbrid, mul kaal küll alla ei näinud, mis ei olnud küll väga hea, aga selles mõttes oli positiivne, et midagi muutus, et ma tundsin, et jõunumbrid läksid suuremaks, mul jõudu tuli, mul natuke lihas kasvas ja siis ma hakkasin nautima seda protsessi, ma hakkasin nautima seda igapäevast trenni, mida ma tegin, et kuigi siis kui ma dieeti tahtsin, siis ma muidugi lootsin, et ma tahtsin, et nagu kuus läheks, ütleme 10 kilo või midagi sellist, kuigi see on tegelikult ebatervislik ja ebamõistlik. Tegelikult öeldakse, et kilo nädalas, ütleme maksimum kiirus. Aga sisuliselt ma tahtsin ka sellist kiiresti vormi ja nii edasi. Aga ma nautisin ka seda protsessi, et ma nagu nautisin, ma läksin seda trenni, see oli mõni tuttav nägu, muusika, inimesed, keskkond ja muidugi need raskused, mis kaunis kiiresti ikkagi, kui sa alustad ja sa oled noor ka, siis tegelikult need raskused kasvavad kaunis kiiresti. Et see nagu andis kuidagi mulle ka sellise teistsuguse positiivse tunde, et nagu see kuidagi aitas nagu seda hoida. Üks vahe mõtlesingi, et võib-olla olengi siuke suur tugev poiss, et aga mingi hetk ma tahtsin lihtsalt ka seda kaalu alla, et see tervise mõttes oleks lihtsam elada ja liigutada ennast. Okei. Aga huvitav, nagu ma ise kunagi mõtlesin, et
et hea küll, mul on nüüd eesmärk, et ma hakkan enda eest nagu hoolitsema, ma hakkan trenni tegema. Siis mul ikka käisid need ärevuse mõtted nagu peast läbi, et okei, läheks jõusaali, aga see üksi mineku mõte tundus nagu jube õudne sellel ajal. Ja kogu aeg nagu ketras, et davai, nüüd täna on see päev, kus ma lähen. Ja alati nagu see ärevus sai mingi ajani võitu. Aga siis üks hetk oli lihtsalt see, et lähed sinna saali kohale, seal võib olla inimesi, vahet ei ole, mis kell sa lähed, kas sa oled hommikul päeval või õhtul, keegi on seal nagunii olemas. Administraator juba on seal olemas, eks. Et ma tundsin seda, et kui ma sinna kohale läksin, et siis see nagu see ärevus kadus. Ja samal ajal nagu ise kuskilt oled, ma ei tea, kas sotsiaalmeediast näinud, et paljud on öelnud ka seda, et läheks ja teeks, aga see ärevus on nii tugev, et kus sul on ka mingid äkki pointerid sellega? Jaa, et selles mõttes ma seda maininud, aga tegelikult alguses jõusaali minnes oli alati see, et ma sain esimesed teadmised ja sain siukse hirmust üle, oli onuga koos, et tema oli siuke juba vana jõusaali äss, kes oli juba aastad käinud ja teadis jõusaalist ja siis tema võttis mind kaasa ja me käisime koos ja kui ma sain selle tunde kätte, et ma nagu tean neid harjutusi veits juba, me käisime kuskil mõned kuud koos ja isegi rohkem, kui 3-4 kuud kuskil käisime regulaarselt ja siis me hakkasime lihtsalt jooksvalt käima koos. Aga see, et ta aitas mind üle nagu selles faasist, et ma nagu tõtsime sõnatus käe kõrvale, sisuliselt ütlesin, nüüd lähme jooksma, enne jõusaali jookseme soojaks ja siis läksime jõusaali ja siis tegime seal mõni oma komme, et me elasime kaunis lähedal üksteisele ja tegime mingi kilomeeter poolteist jooksu ja pärast läksime koos jõusaali, kus ta näitas kõik harjutused, et ta ütles mulle niimoodi, et hoia rühti ära, nagu isegi nagu siuksed asju, mida ma ise tähele ei pannud enda puhul, et hoia rühti ja tõmba kõht siis nagu lihtsalt, kui sa jalutad vaata isegi, et jalutad jõusaalis ringi, et kuidas peab tegema ja mitu kordust peab tegema. Ma olin selles mõttes kaunis võhik nagu selles alguses ja siis oligi ja lõpuks ma võtsin ka endale treeneri ja mul on olnud elu jooksul palju treenereid ja selles mõttes ma olen nagu õppinud igast ühest midagi juurde, pluss need koolitused ja asjad, et see nagu, et inimesel, kellel võib-olla ei julge üksinda minna või kardab või ei taha minna jõusaali üksinda, et siis ma soovitangi, et võta kas võib-olla teadjam sugulane, sõber, vend, kes iganes, isa, ema, kes tegeleb spordiga või siis ütleme ka on võimalik treenerid võtta, et selles mõttes, et lihtsalt, et sa saad selle alguse tuhina peale, et sa saad nagu selle esimesest lävepakust üle nii-öelda. Ja just, et igasugused asju on ju, mis võivad seda ärevust tekitada. Ma olen tähele pannud ise nagu, kuna mul on nagu nii ärevushäire siiamaani, eks, et see ärevus on ainult sinnamaani, kuni sa lõpuks nagu paned ennast sellesse olukorda. Et ta siis ka veel, aga lihtsalt sa seisad selle ärevusega nagu justkui vastu ja mida rohkem sa seda teed, seda rohkem see perspektiivis ärevus nagu hakkab kaduma ja lõpuks sa võib-olla mõtledki, et tegelikult see oli ju ei olnudki vaja üldse muretseda nii palju. Aga et absoluutselt soovitan sama, et kui üksi võib-olla pole seda julgust, et äkki kuskil on keegi tuttavam inimene ja samal ajal on ka ju Facebookis igasugused sellised gruppe ka, et kus ongi näiteks ärevushäire foorum, et võib sinna postituse panna, et äkki keegi on nõus kaasa tulema või hoopis nõus sama eesmärki täitma, eks ole, ja siis ongi nagu koos julgem ja lihtsam ja tugevam, eks ole. Tahaks veel siukest asja ka puudutada nagu uni, et kuidas sul unega üldse on? No mul on tegelikult unega suht eluaeg probleeme olnud alates sellest ajast, kui mul teismeline olin juba, et esimesed korrad kui mul unehäired tekkisid, olid mul ju väga tõsisemad üldse elu jooksul, kus ma magasin sisuliselt äkki suht lambist need tekkisid, kuskil 2-3 kuud, ma magasin iga tund kuni 2 päevas, niimoodi, et ma olin nagu lõpuks selle, ema oli klassijuhataja ja õpetaja, siis ta märkas, et kas sa ei maga või sa oled öösiti üleval, mis sul viga on, et sa nagu tundides teised õpetajad ütlevad, et sa nagu üldse ei kuula, sa oled kogu aeg niimoodi pea nokib ja mul ei tulnud peale lihtsalt, milleski tekkis. Ja lõpuks oli see koolikiusamine, mis andis ka veel munki juurde sellele asjale, nii et kokkuvõttes ma olingi nagu tõsiste unehäiretega pluss depressioon tuli sinna juurde. Ja siis elu jooksul muidugi, kui depressiooni ajal tegelikult mõnes mõttes mu uni isegi veits, ma selleks pinnapealseks küll, aga mu une pikkus paranes selles mõttes, et
ma olin kuidagi omas mullis, ma olin seal voodis kogu aeg ja poolenisti nagu magasin kogu aeg sisuliselt. Aga kui maniakaalne faas oli, siis tegelikult ma magasin kuskil 3-4 tundi päevas ja vastupidine efekt, kus sa olid eufoorias, tohutut energiat, keskendumine oli küll häiritud, aga sulle tundus, et sa jõuad väga palju asju korda saata. Tegelikult oli niimoodi hoopis, et sa magasidki 3-4 tundi päevas, käisid vahest kell 2 öösel jooksmas, tegid mingeid jaburaid asju, noh, et lähed mitu korda päevas jõusaali ja teed seal pool tundi ja lähed paari tunni pärast uuesti ja teed siuksed nagu jaburaid asju, et ja unega on mul palju probleeme, aga mis ma olen õppinud oma une suhtes, et tegelikult kui ma ise kontrollin enda seda liikuvust, toitumist, enesetunnet ja siukseid neid märke, kus hakkavad juba minema halvaks need sümptomid, siis ma reageerin nendele ja siis ma saan ka une korda. Praegu mul on, ütleme, uni üks täiskasvanu eas, mis mul on olnud üks parimaid aegu praegu. Ma viimased 3 aastat olen maganud suhteliselt hästi. Ma iga päev panen kirja päevikusse neid palle, 10 pallis, kui palju ma magan. Enamus jaolt ma saan siuke 7,5 kuskil, mis on nagu minu jaoks väga hea. Et 10 on nagu sellises mõttes nagu täitsa nagu lapse uni, vaata, et nagu tõesti magan nagu beebi, vaata, et seda nagu juhtub harva, aga siuke hea uni on mul alati. Aga muidu mul on, võib öelda 10 palli süsteemis mul aastalt niimoodi, et noh, nädalas oli üks päev, kus ma magasin 5 palli süsteemis, ütleme. Et 5 palli 10-st võib-olla, et enamuselt oli seal 1-2, et ma magasingi 3-4 tundi või pinnapealselt või kogu aeg need probleemid unega. Kusjuures hea, et see mõõtmine, et sa nagu trackid oma seda und, et see annab tegelikult perspektiivi, et sul on lihtsam ja sul on võib-olla seda motivatsiooni paremini magada. Kui ma sain nutikella, siis see mõõdab ju seda und, et annab alati need skoorid ja siis nagu tekkis huviga seda und nagu üldse paremaks saada. Ja siis ma kunagi mõtlesin, et ma ei ole nagu never hommiku inimene ja noh, nüüd ma olen hommiku inimene, sest mul on kindel rütm nüüd, et ma ärkan kuskil 7 ja 8 vahel üles, samamoodi proovin magama minna kuskil aga siis 10-11 vahel, et seal sellised väiksed kõikumisi on, aga kui selle nagu nii-öelda käima sai, ehk siis regulaarne uni ja need kindlad kellaajad, et täiesti lõpp, kuidas nagu elu muutus paremaks, et nagu see keskendumine on parem ja üldse nagu seda mind power'it nagu jätkub päeva jooksul rohkem ja noh, isegi nädalavahetustel, et ma mäletan, kui ma kunagi sain nagu hästi palju põletasin elu, siis mul oli isegi nädalavahetus, kus ma ei läinudki magama, panin pidu mingi kuskil terve nädalavahetus, võib-olla magasin 2 tundi selle reede ja pühapäeva jooksul, et see on tegelikult meeletu brain damage, aju lõhkumine, mis sealt nagu tuleb, et noh, samas ongi, et mul ei olnud nagu infot, mida uni üldse tähendab, mida tähendab kvaliteetne uni ja nüüd tänaste teadmistega, ma ütleks enda mineviku minale, et ma ütleks talle päris palju ilusaid värvikuid asju, et kuidas enda eest hoolitseda. Aga just hea, et kusjuures nagu see uni on sisuliselt nagu ka alustala, et kuidas enda seda seisundit üldse stabiilsemaks saada ja kuidas nagu teha enda tuleviku minale siis nagu selline teene, et sul oleks nagu jõudu rohkem, sul oleks seda energiat päeva jooksul rohkem ja et üldse su nagu see mõte nagu toimiks paremini siis selle arvelt. Ma olen ka sellega nõus, et uni on tõesti minu põhisümptom, mida ma reguleerin, nagu ma ütlesin, ma panen iga päev kirja, vaatan neid punkte ja see on esimene koht, kus ma märkan, kas läheb asi paremuse suunas või halvemuse suunas, siis selles suhtes ma oskangi jälgida seda nüüd väga täpselt. See on esimene ja sealt läheb allapoole, kui läheb uni kehvaks, siis ma oskan teisi asju märgata veel, et nagu energiatase tõuseb, ütleme ebanormaalselt või vastupidi väheneb liiga palju, et need on juba järgmised sümptomid ja muidugi need igasugused mõtted, mis tekivad, see on juba ütleme lõppfaasis, kus ma hakkab psühhoos tekkima, aga seda mul pole nüüd aastad tekkinud, aga tavaliselt ma lihtsalt teadsin, et ma läksin alati haiglasse viimastel aastatel siis, kui ainult kõik nagu ütleme sellises situatsioonis, et mul ei olnud veel nii hulluks läinud, ma oskasin ise reguleerida veel seda, et ma läksin omal jalal haiglasse, et mul on ühe korra elus ainult, kui ma depressiooniga esimest korda läksin, siis viidi kiirabiga, aga muidu ma olen alati omal jalal läinud ja osanud nagu seda ennetada nii-öelda, et seda kõige hullemat hetke nagu ennetada, kuigi kui esimene psühhoos mul oli, siis ma seda ennetada ei osanud, et siis ma lihtsalt nagu olingi nagu omas mõtetes nii palju, et see oli täiesti nagu ulme lihtsalt, kuidas ma olin nagu see reaalsus, mis
tundus nagu minu jaoks reaalsus oli teiste jaoks nagu ebareaalne lihtsalt, Jaa, selle mõttes just. vastupidi, et minu jaoks see ebareaalne maailm oli tegelikult minu reaalsus. Et ma nägin nagu kõike teistmoodi. Ma nagu kuulsin selles mõttes nagu raadiosaated, telekas, muusika, mis käisid, ma kõiki seostasin iseendaga. Ja see oligi see, et mul olingi nagu tõesti, aga jah, et uni on number 1 kindlasti. Jaa, kusjuures kui ma selle esmahaigestumise diagnoosi sain, või üldse, kui see kõik see vastu taevast lendas, eks, siis ma mäletan ka, et see algne periood oli selline väga segane, et pole vist nii kaootilist und kunagi olnud, et ainuke asi, mis ma teha tahtsin, oli magada. Aga lõpuks sa magad selle une täis, et sa ei saa rohkem magada ja siis see ööpäev läks nii nihkesse. See oli tegelikult päris vastik olla see aeg. Aga siis ongi jälle, kui me jõuame ravimite juurde tagasi, kui ma sain ravimid peale, siis nagu kõik jälle stabiliseerus, et mul kadus esiteks see hirm ära, et äkki ma öösel une pealt suren ära ja siis ma nagu sain rahuliku südamega magada ja üldse nagu see päev ei olnud enam nii vastik ja sealt sai nagu siis ehitama hakata jälle seda, et tuleks see normaalne uni mängu tagasi ja noh, tänaseks päevaks me oleme siin, et noh, me oleme mõlemad tegelikult ju päris omamoodi teekonna läbi käinud juba siiani, et sul on ju, mis ta on üle 10 aasta vist või? Mul on see haiguslugu on tegelikult algas 17-aastaselt, kui ma olin depressiooniga maas ja mul on praegu 33, 16 aastat. No, päris pikalt, jah. Ja noh, mina ise jõudsin nagu diagnoosini jõudsin 2017 kuskil sealkandis, aga nüüd, kui ma tagant järele vaatan, siis mul see depressioon üldse või see ärevushäire, et need said alguse üldse kuskilt võib-olla keskkooli ajal või enne seda juba, et ma lihtsalt ei osanud nagu sellel ajal siis teadvustada, ma mõtlesingi, et see on täiesti normaalne, et kõik inimesed tunnevad ennast niimoodi, et ongi, et sihuke ärevus sees ja mingid surmamõtted ja üldse selline mõte, et huvitav, kas ma oma järgmist sünnipäeva näen või et kas ma elan nii kaua, on ju. Aga jah, siis kui see nagu see diagnoos tuli, siis noh, täna on meil 2021, on ju, et mina hoian nagu väga optimistlikult vaadet praegu tulevikku, et ühes sellega, mis me siin praegu täna räägime, on ju, kindlasti ma loodan seda kunagi veel teha, aga näiteks, mis oleks nagu sinu sõnum inimestele, kes võib-olla praegu on just saanud diagnoosi või siis on juba pikemat aega võidelnud nendega ja võib-olla ei näe neid edusamme nii palju, et kuidas nagu seda säilitada, seda eneseusku ja seda motivatsiooni või on sul äkki mingi selline mõte? Jaa, et kindlasti kuulama arsti, see on A ja O, et kui arst ütleb, et sa pead sellised doose võtma ja sellist aega pead ravimid võtma, see on nagu number 1. Kindlasti leia oma vana hobi ülesse, et kui sul praegu seda hobi enam pole, et sa ei tegele sellega, siis kindlasti igal inimesel on mingi asi, mis talle meeldib, olgu see muusika, olgu see tantsimine, jõusaal, jalutamine, jooksmine, et sul oli varasemalt ilmselt mingi hobi, millega sa tegelesid, et proovi see uuesti kätte võtta, et see tegelikult aitab nagu uuesti nagu ja ära hoia neid mõtteid enda seas, et enda mõtetes, et lihtsalt räägi sõbraga, räägi emaga, isaga, perekonnaga, lähedastega ja jaga neid mõtteid selles mõttes muresi, et siis sul on lihtsam endal. Pluss nagu jah, et kindlasti ka mina tegin vea selles mõttes, kui ma depressioonis olin, et ma eirasin oma sõpru, parimaid sõpru, kes mul olid ja siis ma ei saanud nendega kokku, isegi tulid mu kodu lähedale, ma jooksin peitu igale poole, ma ei tahtnud näha, ma kartsin, et nad arvavad must midagi imelikku. Aga kui sul on õiged sõbrad, siis tegelikult nad ei arva sust midagi imelikku, vaid pigem on toetavad ja pigem otsi neid suhtlusi ikkagi ja proovi olla aktiivne suhtlus, et kui see vähegi võimalik on ja kui sa jälgidki neid 3 asja, et ravimid ja arst, hobi, midagi sa tegeled, siis võiks olla ka liikuvam hobi, see oleks väga hea, võib ka raamatu lugemine olla, aga liikumine on alati nagu vaja juurde teha. No ükskõik missugune liikumine, ma ei ütle, et kõik peavad ainult jõusaali tegema või midagi sellist, et iga inimese jaoks on oma liikumine, mis talle just sobib. Olgu see tantsimine, jooga näiteks, väga hea, et ei pea alati olema üks kindel, et ja siis kindlasti suhtlemine. Ja lõpuks, kui sul on juba tervis nii hea, siis võib-olla järgmine samm on juba leida töö, kool, midagi, mis viib nagu elus edasi, et kõigepealt tuleb tervisega tegeleda. Ja nagu sa ütlesid, et proovi leida see vana hobi üles, et endalgi on väga palju aidanud see, et ma unustasin kõik asjad ära tegelikult, mis ma kunagi tegin, ma ei tulnud mingit rõõmu nendest, kui oli see kõige tumedam auk.
aga siis, kui ma hakkasin uuesti oma seda kitarri näppima, mis on minu nagu see hobi, onju, ja siis sealt see hakkas nagu vaikselt kasvama ja nagu see tuli veel välja, et see nagu andis nagu sinna päeva selle positiivse elemendi ja samamoodi jah, täpselt kuulama raviarstide koostööd ja tegelikult on ju meil nüüd lisaks raviarstidele üks lüli veel juures, ehk siis kogemusnõustajad. Me oleme siis mõlemad ka kogemusnõustajad, eks ole, ja meil on siis tegelikult üle-eestiline kogemusnõustajate võrgustik. Et kui sa tunned ka, et sul oleks näiteks kogemusnõustajaga tarvis kohtuda, siis mina olen olemas, Madis on olemas, et Madis, räägi äkki, kuidas sinuga kontakti saab? Ja, et minuga saab kontakti isegi sotsiaalmeedias otsides mind üles, et panedki Madis Laud Google'isse ja selle järgi kas Facebookis ühendust võtta või siis näiteks võtta, võib ka väga lihtne email on mul madis.laos@gmail.com, võib selle kaudu ühendust võtta ja nii saabki. Aga jah, et kogemusnõustamine on selles mõttes, et kui mina olin haige, siis tol ajal, kui ma esimest korda haigestusin, ei olnud sellist asja nagu kogemusnõustajad või see oli lapse kingades igastahes, mina ei ole kuulnud sellest, et sellel ajal oli. Ja see oli tegelikult see kogemusnõustamine väga väärtuslik asi tegelikult. Inimene, kes räägib oma kogemusest sulle ja kes on sulle toeks ja ta teab, mida sa tunned, et arst on küll väga haritud ja psühholoogid samamoodi, aga nendel pole seda kogemust jällegi. Et kogemusnõustajal on see, mida jälle arstidel ja psühholoogidel pole. Et kui need ühendada, need kõik komponendid, siis on tegelikult terviklik see pilt. Ja ma oleks väga õnnelik olnud, kui mul oleks olnud kogemusnõustaja võtta, kes nagu saab samastub minuga ja saab must aru, et see oleks palju lihtsam olnud. Just. Paljud inimesed, kes on näiteks ka minu juures nõustamisel käinud, ongi selle välja toonud, et on see omavaheline mõistmine, et sa põhimõtteliselt tegelikult ei peagi palju rääkima, aga teine inimene, ehk siis nagu see kogemusnõustaja, kes on sama juba läbi elanud ja taastunud sellest, ta saadab nagu lihtsalt selle kohaloleku juba olla toetav ja mõistev. Aga Madis, suured tänud tulemast täna. Loodan, et tuled siia kunagi veel, räägime veel pikemalt ja Aitäh kutsumast, väga tore oli. Ja Terve Vaim podcast esimene osa on nüüd lõpule jõudnud. Teeme seda nii tihti kui võimalik, sest meil mõlemal on kohustused ka päris maailmas, et mina tänan, et vaatasid ja kohtume juba järgmises Terve Vaim podcastis. Ciao! Teeme nii.